Netanyahu sõnul on likvideeritud üle 200 uue Hezbollah terroristi ning rünnak Beirutis saadab nüüd otsese sõnumi Iraani režiimi rahastatud ja toetatud rühmitusele. Sellel reedel 8. mail 2026 Iisrael on kõrgendatud valmisolekus pärast seda, kui tabati Ahmed Ali Balaut, Hadivani jõudude komandör, Hezbollah eliitväejuht, keda Iisrael peab põhitegelaseks plaanis tungida Iisraeli põhjaossa. Rünnak toimus Tarjehi piirkonnas, Lõuna-Beirutis, mida peetakse Hezbollah tugipunktiks. See tähistas esimest Iisraeli rünnakut Liibanoni pealinna eeslinnades pärast 16. aprillil välja kuulutatud relvarahu. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga ja kõrgeima usaldusväärsuse standardiga Milson Alves. Netanyahu sõnum oli lihtne ja karm. Enam ei ole turvalisi peidukohti neile, kes korraldavad rünnakuid Iisraeli vastu. Iisraeli andmetel juhtis Balaut rünnakuid Iisraeli sõdurite vastu Lõuna-Liibanonis ja Iisraeli kogukondade vastu, mis asuvad piiri lähedal. Ta olevat tegutsenud ka Hadivani üksuse taastamisel, mis ongi spetsiaalselt ette nähtud infiltreerumiseks, kiireteks rünnakuteks ja operatsioonideks Iisraeli põhjaosas. Jeruusalemma jaoks ei saanud Beirut muutuda poliitiliseks kilbiks komandorile, kes jätkas relvastatud rakkude aktiveerimist salajasest kasarmust. Peamine punkt on see, et Iisrael ei ründa sümboolika pärast, vaid sihib juhtimisstruktuuri. Hadivani jõud ei ole lihtsalt veel üks Hezbollah haru. See on üksus, mis on valmis sisenema Iisraeli territooriumile, ründama kogukondi ja sillutama teed inimröövidele. Ja kordama põhjas seda traumat, mida Iisrael koges lõunas Hamasi rünnakuga 2023 aasta oktoobris. 2024 aasta oktoobris avaldas Iisraeli armee dokumente ja kaarte plaani kohta nimega Galilea vallutamine, väites, et oht hõlmas Hezbollah sõjalisi struktuure piiri lähedal. Operatsioonis Beirutis teatas Iisrael, et tappis 3 Hezbollah võitlejat, sealhulgas Hadivani komandöri. Netanyahu poliitilises kokkuvõttes väideti, et viimase kuu rünnakud on kõrvaldanud üle 200 Hezbollah terroristi, kes tegutsesid Iisraeli kodanike ja Iisraeli sõdurite vastu. See näitab, et sõda põhjas ei ole üksik juhtum, vaid pidev kampaania Hezbollah vastu. Võime juhtimisstruktuure ümber korraldada, peita relvi, tulistada rakette, saata droone ja hoida Iisraeli põhjaosa pideva ohu all. Reaktsioon Iisraelis oli kohene. Iisraeli kaitsejõud tühistasid tsiviilüritused põhjaosas Hezbollah võimaliku vasturünnaku tõttu ning kohaliku omavalitsuse ametnikud Naharias peatasid samuti avalikud tegevused. Nüüd oodatakse kõrget valmisolekut, tugevdatud kaitset ja uusi samme rakette, droone või lõhkeaineid kasutada proovivate rakkude vastu. Lõuna-Liibanonis püüab Hezbollah näidata vastupanu liikumisena, kuid tema taga olev struktuur on aastakümneid sõltunud Iraanist. Ameerika valitsusega seotud Rewards for Justice programm kirjeldab Hezbollaht kui Liibanoni terrorirühmitust, mis saab Iraanilt relvi, väljaõpet ja rahastust. Islami revolutsiooniline kaardivägi nimetati omakorda Ameerika Ühendriikide poolt 2019. aastal välismaiseks terroriorganisatsiooniks. Ja just siin muutub see fakt oluliseks. Kui Iisrael ründab Raadio 1 Beirutis, siis ta ei kõrvalda lihtsalt üht kohalikku komandori. See lõikab läbi ühe Iraani võrgustiku haru, mis ümbritseb Iisraeli läbi Gaza, Liibanoni, Süüria, Iraaki ja Jeemeni. Rünnak avaldab survet ka Liibanoni poliitikale. Liibanoni valitsus püüab rääkida relvarahust, läbirääkimistest ja relvade riiklikust kontrollist. Kuid Hezbollah tegutseb endiselt paralleelse jõuna, omades omaenda relvastust, juhtimist ja otsest sidet Teheraniga. Reuters teatas, et Iisraeli ja Liibanoni esindajad peavad 14. ja 15. mail Washingtonis uue kontaktide vooru. Kuid Balauti surm näitab, et Iisrael ei kavatse oodata diplomaatilisi kohtumisi, samal ajal kui relvastatud üksused tegutsevad endiselt aktiivselt. Netanyahu jaoks ei tohi läbirääkimised tähendada luba Hezbollahal ümber organiseeruda. Rünnaku põhjus peitub piiri enda dünaamikas.
Alates märtsist on Hezbollah taas rünnanud Iisraeli rakettide, droonide ja rünnakutega Lõuna-Liibanonis asuvate vägede vastu ning Iisrael vastas sellega, et lõi kontrollitsooni Lõuna-Liibanonis. Selleks, et takistada sõduritel varjuda tsiviilaladele piiri lähedal ja valmistada ette uusi sissetunge. Iisraeli ajalugu Liibanonis aitab mõista praegust otsust. 1978 aastal Litani operatsiooni käigus sisenes Iisrael Lõuna-Liibanoni ametliku eesmärgiga hävitada PLO baasid Litanist lõuna pool ja taastada turvalisus Iisraeli põhjaosas. Hiljem 2006. aastal tulistas Hezbollah rakette Iisraeli põhjaosa pihta, tungis võitlejatega üle piiri, tappis 8 Iisraeli sõdurit ja röövis veel 2. Sõda, mis sellele järgnes, jättis piirkonnale valusa õppetunni. Kui Hezbollah usub, et võib Iisraeli rünnata ilma kõrget hinda maksmata, kipub Iisraeli vastus olema üha jõulisem. Erinevus seisneb nüüd selles, et Iisrael ütleb, et püüab takistada ohu taasloomist, enne kui Hadoan suudab muuta sissetungi plaanid tegelikuks tegevuseks. Selline tegevus ei ole ainult Iisraelile omane. Ka teised riigid on ületanud piire, et tabada terrorirühmituste juhte, kui nad on hinnanud, et on otsene oht. 2019. aastal tapsid Ameerika Ühendriikide väed Abu Bakr al-Baghdadi, islamiriigi juhi, operatsiooni käigus loode Süürias. 2022 aastal tapsid Ameerika Ühendriigid Ayman al-Zawahiri, Al-Qaeda juhi Kabulis, Afganistanis. Kui terrorijuht kasutab ebastabiilset territooriumi, nõrka valitsust või poliitilist kaitset rünnakute planeerimise jätkamiseks, püüab ohustatud riik jõuda juhtimiskeskuseni enne järgmise tragöödia toimumist. Iisrael rakendab seda sama reeglit Liibanonis, kuid ühe otsustava erinevusega. Oht asub otse nende piiri ääres, piirkonnas, kus Hezbollah hoiab relvi, tunneleid, Iraaniga seotud rakke ja komandöre. Nüüd kipub järgmine samm olema segu sõjalisest valvsusest ja diplomaatilisest survest. Iisrael peab jätkama operatsioone Hadoani struktuuride vastu Lõuna-Liibanonis, jälgima võimalikke Hezbollah vastuseid põhjas ning jätkama rünnakuid rakkude vastu Gazas. Kui Hezbollah tuvastab ohu oma vägedele või elanikkonnale, peab ta, olles nõrgenenud komandöride kaotuse tõttu, otsustama, kas reageerida maine päästmiseks või vältida suuremat eskalatsiooni, mis võib avada tee veelgi sügavamateks rünnakuteks. Iisraeli jaoks on Netanyahu poolt välja kuulutatud käsk selge. Terrorist, kes ohustab Iisraeli eksistentsi, ei saa puutumatust selle eest, et ta viibib kas Beirutis, Gazas või mõnes muus peidupaigas, mida kasutatakse juhtimiskeskusena. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on olemas, pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla kogukonnaga veelgi paremini seotud. Milson Alves.